Nii, kevad on siis vaatamata külmale jutt tegelikult nii kaugele, et on näha, mis kasvab ja mis ei kasva. Ja siin on siis tegu suureõielise elulõngaga ja väga hästi on siis näha, et tegelikult taim suunab alati oma selle kasvujõu kõige kõrgemasse kohta. Jah, me võime nüüd hakata siit vaatama, et mõned oksad alles jätta, aga tunnistan ausalt, kõige lihtsam on läheneda talle kas ära murda või ära lõigata siis kogu see kuivanud osa, et siit läheb nüüd natukene pikemaks, et näha on, et siit need pungad on tulemas, murdub isegi, aga jah, et ja saabki elulõnga ilusasti puhtaks siuksest kuivanud rääsust. Et siin on nüüd natukene nokkimist, aga et järgmine suureõieline elulõng, et siit on nüüd näha, et üleval on hästi palju kuiva, et see on nüüd täiesti kuivanud, et ilmselt on siit midagi tulemas, et see tuleb nüüd küll madalalt tagasi, et kui on tal midagi olemas, eks ta siis annab meile teada maasest välja tulemisega. Ja hoiagelt jälle ära. Selle aia puhtaks. Ja järgmine elulõng. Et jälle täpselt samamoodi. Näete, siin taga tulevad ilusad, tugevad võõrsed, et esimene osa on siin kõik sükene kuivanud sodi, et mitte siis nendele noortele kasvudele haiget teha, siis hakkan tasapisi lahti lõikama teda. Jaavad rahulikult.
et nüüd tuleb ilusasti. Kuivendad seal ära ja saad siis tagasi. Et sellisel lõikamisel, kui nad juba kasvama on hakanud hästi ettevaatlikult, et siis need võõrsed ära ei murduks. Lõikan kas nüüd lõpuni puhtaks, ma ei tea, kas sul on vaja vahepeal üle küünida. Et järgmine vääntaim siin aias on siis viinapuu. Tegelikult öeldakse, et viinapuud ei tohiks kevadel lõigata, aga praegu on tegelikult väga hea aru saada, mis oksad siis meil on ellu jäänud, et mis ei ole. Et siit tuleb hästi pikk väät, aga esimene eluspung on siin. Järelikult siit läheb ta maha ja ülejäänud on meil siis sodi. Ja niimoodi üle käies siis terve puu saame jälle siia õhku ja ruumi sisse, et viinapuu meil haigeks suve jooksul ei jääks liiga tiheda seisu tõttu. Ei ole ühtegi ilusat. Siit näete tuleb üks, teine ja siit jääb maha. Selliste uhkete kääride puhul, nagu ma praegu kasutan, pange kõigepealt paika see kääri ots ja nüüd, kui te lõikate, siis te lõikate kõigest kohast, et ei ole ohtu, et käsi väriseb.
siin on ilusasti näha uued suured pungad. Siin on siuke näbarik, lõikan nagu siukse tugevama pealt ära. Jälle 2 punga on siit teha. Ühtegi ilusat punga ei näe.
hetkel ei ulatu, aga kogu see eelmise aasta saak oleks tulnud juba sügisel ära korjata ja ära koristada siit, et vältimaks siis jahukaste edasist levikut, aga loodan, et peremees võtab vedeli ja teeb kõrgemad kohad ise korda. Nii, kolmas ronitaim siin aias siis on söödav aktiniid ja kuna ta on niisuguse päris tugeva kasvuga, siis selleks, et ta ei roniks puude otsa ja edasi täpselt samamoodi kuivanud oksast seest välja ja niisugused pikad oksad, mis elamist segavad, siis võiks lihtsalt tagasi kärpida. On teil endal ka hiljem natukene lihtsam siin aias toimetada, et ei pea, siin näiteks on täitsa kuivanud, võidelda. Et käärid ikka on ja jäävad aiapidaja kõige paremaks abiliseks. Lõigates saab tast niisuguse, nagu ütleks, veetleva heki lausa kujundada. Vist aitab ka. Läks. Et siin on siis nüüd näha selle aasta kurjajuur, pikk ja jahe kevad ja niisugused punased lehetipud on tipus kõikjal. Ja kui nüüd ettevaatlikult ringi pöörata, siis tegelikult kahjustajaks ei ole mitte seen ja haigus, vaid siin all on siis tegutsenud pisikesed lehetäid. Aga kui ma siit nüüd hästi ettevaatlikult vaatan, ei olegi kedagi all. Ja miks ei ole, sest meil on nii külm on lihtsalt lehetäid ära võtnud. Aga mida meie inimene nüüd paanikas teeb, tema kokub kõik need lehed pealt ära. Et alati kontrollidega ennem, kas see täi on siin all või teda ei ole. Et siin on nüüd need kõik maha kukkunud. Kui on, siis tõepoolest peaks siis pritsima seda lehe alumist külge. Kõige lihtsam on võib-olla siis tõesti võtta mingisugune nõu, painutada seebivee sisse, loputada läbi ja korras. Antud põõsal ma lõikan siis ära, siin on eelmine aasta ilmselt selle sama täi tõttu neid tippe murtud ja põõsal ongi tekkinud niisugune paras luud siia otsa. Et kuigi ei ole põõsa lõikamise aeg, prooviks siis anda põõsale mingi kuju. Et jah, niisugune luud siin ei ole kõige parem, et peab valima siis hiljem ühe tugeva oksa, siis mis edasi läheb. Aga jõudu tegutsemisel. Kõige hullem on see, et ma kahtlustan, et seal põõsal on veel sõstra pahklest ka kaasas. Et kui me oleme harjunud, et kahjustab kõige rohkem musta sõstart, siis tundub, et siin on ta siis selle valge sõstra peal
ehk siis punase sõstra valge vormi peal, et seda reedavad siuksed ümmargused puhkemata pungad. Et mida sellisel juhul teha? Eks siis siuksed oksad kindlasti välja lõigata, kui siin enam seda normaalset punga peal ei olnud ja mitte siis siia maha jätta, vaid neid siis tuleks nüüd ära põletada. Kus saab ära murda. Et nad siis edasi ei leviks. Pahklestal on aastas siis tegelikult mitu põlvkonda. Sel samal ühel moondunud pungal siis tuleb veel uusi välja. Aga tegutsege!